loomulikult tulemast ja täna on meil siia tulnud eri erakondade esindajad, kes hakkavad siis arutama just noortele tähtsate teemade. Debati moderaatoriks on Raundo Jaakso, meie 12. klassi õpilane ja kohe saavad ka sõna meie erakondade esindajad. Loodan, et õpite üht-teist sellest debatist ja ilusat debatti kõigile! Aitäh! Mina olen siis tänase debati moderaator ning alustame siis äkki väikese tutvustusringiga, et tutvustage ennast, kes te olete, mis teie nimi on ja lühidalt, mis on siis teie taust. Alustame siit Urmas. Aitäh! Minu nimi on Urmas Klaas, ma olen Tartu linnapea. Mis on minu taust? Minu taust on see, et ma olen ajalooõpetaja, ajaloo kodanikuõpetuse õpetaja erialalt, töötanud üle 10 aasta Tartu Ülikoolis õppejõuna, paralleelselt ajakirjanduses, olnud Postimehe peatoimetaja, kuulunud Riigikogusse 2 koosseisu ning nüüd Tartu linnapea. Ja mul on alati väga hea meel teie koolis olla. Aitäh! Tartu on väga äge linn. Tere, mina olen Kristina Kallas, olen Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister ja samal ajal olen Tartu Ülikooli õppejõud, õpetan selliseid õppeaineid nagu migratsioon, etnopoliitika ja eestikeelsele õppele üleminek. Olen hariduse valdkonnas tegutsenud kogu oma karjääri vältel, ei ole kuskil teises valdkonnas ka töötanud ja siin esindan Eesti 200 erakonda ja olen Eesti 200 Tartu linnapea kandidaat ja ootan väga põnevusega debatti ja loodan, et ma ei pea, et mu enda lapsed, kes 2 tükki siin auditooriumis on, piinlikkust tundma ei pea. Tervist, minu nimi on Elo Kiivet. Minu taust on arhitekt ja linnaplaneerija. Sellel alal ma sain siis diplomi magistrikraadi. Olen töötanud arhitektuuris hästi erinevates valdkondades, nii arhitektuuribüroodes, siis vabakonnas ehk siis MTÜ-des erinevates, olnud õppejõud 4 kõrgkoolis ja õpetanud ka gümnaasiumis arhitektuuri valikainet ja olnud Arvamusfestivali meeskonnas, loonud seda ruumi ja natuke aega siis töötanud ka Paide linnaarhitektina ja Tartus linnaarhitektina ka väikest aega. Aga täna siis töötan Tartus abilinnapeana ja mina kureerin siis ehitust, linnaplaneerimist, kõik seda, mis ruumi nagu puudutab. Ja täna olen ma siin koolimajas tagasi, sellepärast et 24 aastat tagasi lõpetasin ma selle kooli. Olen käinud siin 2. klassist alates, nii et see maja on mulle üsna tuttav ja lihtsalt lõpetuseks faktina, et ka mu vanaema on siin koolis käinud, nii et pikad juured, aitäh teile! Tere, head gümnasistid, minu nimi on Anneli Ott. Ma loodan, et see vaba tund, mis te täna siin saalis saate meiega veeta, on kindlasti kasulik ja huvitav teile, et leiate siin kõik oma ühe selle nii-öelda iva, mida te siia tulite otsima, et miks minna valimistele, keda valida. Aga minu taust on siis see, et ma olen sündinud Tartus ja esimesed oma eluaastad siis ei ole küll selle kooliga seotud, aga on selle kooli nimega seotud selle inimesega, kelle järgi see on siis nimetatud, Miina Härman, ma elasin siis tema sünnikodus oma esimest eluaastat Kõrvekülas. Aga Tartu Ülikoolis lõpetasin sporditeaduste eriala magistri ja lisaks ka siis pedagoogika eriala. Poliitiline karjäär on olnud üsna mitmekesine, olen olnud Võru linnapea, volikogu esimees mitmeid aastaid, Riigikogu liigega 2 koosseisu, riigihaldusminister ja Eesti siis Vabariigi kultuuriminister. Ja praegu siis töötan Keskerakonna peasekretärina, koordineerin siis ka seda valimis nii-öelda tralli ja kampaaniat üle Eesti, et on päris pingeline aeg, ütleme niimoodi. Ja võib-olla kõige rohkem siis poliitika väliselt olen tegelenud erinevate Euroopa Liidu rahastamisprojektidega, projektide kirjutamisega, juhtimisega ja just maaelu valdkonnas üle 10 aasta on siis selline
poliitikaline karjäär olnud. Aitäh! Tervist, mina olen Vahur Kraft, olen sündinud ja kasvanud Tartus, lõpetanud Treffneri gümnaasiumi, lõpetanud ka Tartu Ülikooli, siis ma ei tea, Treffner on konkurentkool teile vist, jah? Ei soovi seda öelda, aga head gümnaasiumid mõlemad, eks ole. Tartu Ülikoolis majandusteaduskonna lõpetanud, olnud pool elu pankur, endine Eesti Panga president, kommertspankade sohtralt töötanud Nordea pangas, viimati Tartus Sangarit juhtinud ja praegu siis püüan üles ehitada järgmist üldsarvitud firma, mis on registreeritud siin Tartus, tegeleb tule- ja reostustõrjega. Ja ka, et olla popp ja noortepärane, siis mõtlesin, et teen teile väikese happenindi. Kas võib seda? Nii, vot sellise kusaga täna selga, spetsiaalselt teie jaoks. Aga esindan siis parempoolseid ja olen parempoolsete Tartu linnapea kandidaat. Aitäh! Ja tere, minu nimi on Tiina Eichenbaum ja mina siis kandideerin Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridades Tartu linnavolikokku. Poliitiliselt päris algaja veel, et see esimesed valimised minu puhul. Hariduseluga ei ole palju kokkupuudet, et pigem töötan kinnisvara ja finantsalal, ehk siis tudengid, majutusmured on kõige lähedasemad probleemid, millega ma kokku olen puutunud ja muidugi nii palju, kui ise koolis käinud ja minu lapsed koolis käinud. Ja veel, et rõõm on näha, et siin on nii palju poliitikahuvilisi, kohalikud omavalitsuste valimised on väga tähtsad. Kuigi tundub vahel, et riigi küsimused mõjutavad meid rohkem, siis kohalik ala ikkagi puudutab lähemalt. Tere, mina olen Tõnis Lukas ja ajaloolane ja austusest teie kooli, Eesti kõige vanema eestikeelse gümnaasiumi ja teie vastu tulin ma täna siia ülikonnas. Elan siin samas kõrval tänavas, Anna Haava tänavas, kuigi Anna Haavaga mul puudub kokkupuude omast ajast. Teil on Miina Härmaga otsene side. No mitte kaasaegne, aga põhimõtteliselt ikkagi energeetiline. Käin siit kooli hoovist pidevalt mööda, olen kursis, millega te siin tegelete. Olen oma elus pidanud erinevaid ameteid, olnud Riigikogu liige nagu praegu, olnud Eesti Rahva Muuseumi direktor, olnud Kirjandusmuuseumi direktor, Tartu Kutsehariduskeskuse juht, olnud ka valitsuse liige ja olnud ka Tartu linnapea. Jah, selle viimase ma oleks võinud ütlemata praegu jätta, sest ma pean teile ütlema, et üldiselt olen ma kõiki ameteid pidanud 2 korda vähemalt. Nii Eesti Rahva Muuseumi kui ministri kui Riigikogu liikme vähemalt tulevad siia kirja. Aga eks tulevik näitab, mida te meilt küsite ja eks me püüame vastata. Aitäh kõigile nende tutvustuste eest ning nüüd siis mina tutvustan põgusalt meie debati teemaplokke. Esiteks räägime gümnaasiumiharidusest, siis liigume edasi eluasemepoliitikale ning elamiskulude kasvule, siis ülikoolile ja teadusele põgusalt ning kui ka aeg üle lõpus on, siis keskendume korraks ka noorte linnaruumile. Debati koha pealt andke mulle käega märku, ma üritan vaadata, kes sõna soovib ja siis tekitame mingi järjekorra, aga loomulikult ma ka siis teen suunatud küsimusi.
Minu loal saate siis rääkida, ma rõhutan üle. Aga alustamegi siis esimese teemaplokiga, milleks on gümnaasium. Teatavasti oli sellel kevadel suur nõudlus gümnaasiumi kohtadele. Järgmisel õppeaastal on ikka päris palju õppekohti puudu. Kristina Kallas, kuidas teie kavatseksite sellele probleemile lähendada? Et ma tean, et te olete väga palju sellel teemal juba rääkinud, aga äkki räägite meile ka veel korra? Ja Tartu linnal on vaja järgmine aasta, või Tartu linnas on vaja järgmine aasta juurde luua umbes 300 gümnaasiumi kohta, täpsemalt 274 kohta on prognooside järgi puudu. Neid kohti saab kiiremas korras juurde luua olemasolevatele gümnaasiumitele mahtude juurde tekitamisega. Tartu Tamme gümnaasium, riigigümnaasium, saab kohti juurde tekitada täiendava 10. klassi vastuvõtuga. Selleks on riik praegu ka need ruumid leidnud ja me seda laiendust teeme. Nii et peamine laiendus tulebki Tamme gümnaasiumi õppekohtade juurde tegemisega, aga Tartu linn on ka omalt poolt öelnud, et oma gümnaasiumites ilmselt peab suurendama seda vastuvõttu. Aga see on konkreetne ainult järgmise aasta mure. Meil see mure on tegelikult pikaajaline. Et kuigi me siin linnaga vaidleme selle üle, kas on lühiajaline või pikaajaline, siis meie prognoos näitab, et mure on pikaajaline, sellepärast et Tartu ümbruses olevates valdades, Tartu vald, Luunja vald, Kastre vald, seal on noorte elanike arv kasvav ja sisseränne Tartusse õppima aina suureneb järgnevatel aastatel, nii et see ei ole mitte järgmise 3 aasta mure, see on tegelikult 10–15 aasta mure, et Tartusse suureneb sisseränne õppimiseks ja see iseenesest ei ole üldse halb. See on hea, et noorte inimeste arv Tartus kasvab, aga selleks me peame tõesti püsivalt juurde tekitama neid gümnaasiumi kohti ja see tekitab küsimusega potentsiaalselt uue täismahus gümnaasiumi astme loomiseks pikemas vaates Tartu linnas. Kas on kellelgi veel kommentaare selle kohta? Ja, palun. Ma tahaks lisada siia tegelikult seda, et hästi hea meel on kuulda, et riigigümnaasiumiga nüüd tegeletakse põhjalikumalt, aga selle probleemi juures tuleb vaadata 2 asja, et kas me vaatame demograafiat ja me vaatame sisserännet. Demograafia näitab seda, et kui palju meil lapsi sünnib järgmistel aastatel ja tegelikult me näeme, et see on päris suures langustrendis. Et me ei saa kindlasti arvestada selliste numbritega, mida siin haridusminister mainis, et kui me räägime gümnaasiumi kohtadest, et siis me peame arvestama, et kõik lapsed ei lähe edasi gümnaasiumisse ja me peame pidama meeles ka seda, et Tartus on äärmiselt hea kutseõppe ka, kuhu läheb tegelikult täna juba 23% põhikooli lõpetajatest. Ja kui me räägime haridusest laiemalt, siis me seda suunda ei tohiks ära unustada. Aga teiseks ma tahaks seda öelda, et Tartu linna on tõesti tulemas väga palju inimesi õppima väljaspoolt ja see on tõesti näitab seda, et Tartu on hariduspealinn. Aga see tegelikult näitab ka seda, et kus on selle probleemi lahendamise teravik, et täna Tartu linn on juba päris kiiresti reageerinud, et sellel kevadel me jõime juurde 100 uut gümnaasiumi kohta oma koolidesse. Aga kuna enamus õpilasi või suur osa õpilasi tuleb tõesti naabervaldadest, kus neid gümnaasiumi kohti on liiga vähe, siis ongi küsimus selles, et kuidas me seda kogu piirkonda laiemalt vaatame. Nii et minu seisukoht on see, et jah, me oleme tegutsenud päris kiiresti ja loonud juurde kohti. Kindlasti järgmine aasta on veel see teravik sellises tipus, aga siis me peame arvestama sellega, et see kõik toimuks ikkagi riigiga koostöös. Ja, aitäh. Et ma lisaks ka siia võib-olla teise vaate, et nüüd me jõudsime siis sellesse punkti tegelikult päris kiiresti, kus praeguste valimiste puhul räägitakse sellest, et väga olulised on tegelikult riiklikud teemad ja nii nagu siin lugupeetud haridusminister ka ütles, siis noored tahavad tulla Tartusse kooli, mis iseenesest kõlab ju väga hästi. Aga nüüd on nagu see, et kui palju peab tegelikult omavalitsus seda reguleerima ja kui palju peab tegelikult riik tegema, riigi poliitikud, hariduspoliitikat niimoodi vastutustundlikult, et tegelikult ka maapiirkonnad jääksid elu jõumiseks ja noored saaksid oma kodukohas õppida. Loomulikult selliseid
nii ajaloolise prestiižiga koole, gümnaasiume ei ole igal pool võtta, aga on võimalik tekitada noortele huvi, võtame kas või näiteks Tartu Annelinna gümnaasium, mis on täiesti uus kool, majana ma mõtlen, ja tegelikult sinna soovimine õppima minna on ju palju suurem kui näiteks Kivilinna gümnaasiumis. Et need on need asjad, mis tegelikult noorte valikuid väga palju mõjutavad, lisaks siis sellele ajaloolisele pärandile ja kui me võtame siin siis, et lihtsalt nad ongi prestiižsed koolid, seda kõike ei saa, aga kõigile õpilastele see ei ole vajalik ja kõigile see ei sobi, et see stress, nii et mina ütlen siin, et riigi poolt peab ikka olema poliitika vastutustundlik niimoodi, et elu säiliks igal pool, mitte ainult me ei teeks riigi poliitikat niimoodi, et kõik noored keskustesse kokku ja tegelikult siis maapiirkonnad jäävad tühjaks ja seal tekivad uued sotsiaalsed majanduslikud probleemid, millega tegelikult me kõik, ka teie, siis hakkate hiljem tegelema. Aitäh! Ma tahan seda kommenteerida, et haridusministeerium ei hakka mitte kunagi tegema seda poliitikat, et noored sunnismaiseks ja ütleb, et ei tohi tulla Tartusse gümnaasiumisse, sest meie jaoks on oluline, et te käiksite kodulähedases gümnaasiumis. Gümnaasiumi aste on ikkagi selline, kus noor juba ise valib endale, kuhu ta õppima läheb ja kohalike omavalitsuste ja riigi koos ülesanne on see, et tagada neid piisavalt neid õppekohti noore valiku põhjal, kuhu ta valima läheb. Ja kuna Tartu on muutunud äärmiselt atraktiivseks puhtalt selle tõttu, et Tartus on Eesti kõige parem haridus, siin ei ole vist vaielda, kõige paremat haridus saab Tartu koolidest, siis Tartu on muutunud nagu tõmbekeskuseks ja tõmbekeskuseks noortele igalt poolt üle Eesti tulla siia gümnaasiumisse õppima. Et seda poliitikat, et hakkame neid siit ära ajama ja ei lase neid siia gümnaasiumisse, et seda me kindlasti ei toeta, et me peaksime pigem soodustama seda, et need õppekohad oleksid olemas. See olukord, kus meil tekib, et Tartu enda lastel, enda noortel 9. klassi õpetajatel ei ole alati võimalus oma kodukohas koolis käia. See on tegelikult probleem, mida on vaja lahendada, et me suudaksime tagada selle, et Tartu linnast põhikooli lõpetanud heade hinnetega ja gümnaasiumi õppeambitsiooniga noor saaks kodukohas gümnaasiumis käia ja ei pea selleks Elvasse sõitma iga hommik, mida ta täna teeb. Et need on need probleemid ja selle tõttu on nende 300 kohta järgmine aasta kindlasti juurde vaja, sest sinna sisse on juba kõik VOKO õppekohad ära arvestatud ja ikkagi meil on 300 kohta puudu, et mis meil on vaja järgmine aasta luua Tartus. Ja, ma tahtsin täiendada seda, et kui me vaatame natukene laiemat konteksti, siis selge on see, et koolivõrku tuleb kohandada. Tegelikult, kui me vaatame, et kooliõpilasi on kuskil 50 000 vähem kui kuskil 20 aastat tagasi. Ja Tartu ja Tallinna nimetatud kuldne ring on see regioon, kus tegelikult, nii nagu siin öeldud, et oli õpilased tahavad tulla. Ja tõepoolest, et meie parempoolsete lahendus ja minu selge nägemus on see, et igal õpilasel peab olema valikuvabadus, vabadus ise otsustada, kas ta tahab Tartusse tulla kooli, läheb kuhugile mujale, kodukohta kooli, aga see on oluline selles mõttes, et nõndanimetatud kodukohtades oleksid koolid hästi siis korda tehtud, renoveeritud ja seal pakutakse ka head haridust. Tegelikult on oluline hariduse kvaliteet, õpilaste motivatsioon, õpetajate motivatsioon. Kui siin jutt tuli, et Tartus on vaja juurde 300 gümnaasiumi kohta, seda võib nii ja naa arvata. Ma olen vaadanud siin numbreid, et Tartus on tegelikult 1261 gümnaasiumi kohta ja kuskil 700 kutseõppes. Ja nagu ma ütlesin, et kuskil järgneval 5 aastal on demograafiline situatsioon veel selline, kus tegelikult siis õpilasi tuleb juurde, aga siis hakkab ka tegelikult demograafiline situatsioon alanema, nii et see periood, kus praegu on vaja täiendavaid gümnaasiumi kohti, on tegelikult piiritletud, et see ei ole, nagu öeldakse, forever. Aga igal juhul on aitäh, et ma küsiks nüüd äkki publikult, et tõstke käsi, kui te arvate, et gümnaasiumi kohtade puudus on päris probleem, või siis ka need, kes tundsid, et neil oli raskusi gümnaasiumisse sisse saamisega. Aitäh, tundub, et on päris palju ja nüüd siis palun Tõnis, teil on sõna. Väga tore, oled ennast peaaegu planeerinud ennem
pidanuks ennast tutvustama kui kunagine õpetaja ja mis te sellest veel arvate, aga ma arvan, et see teeb mainele ainult head, kui öelda, et kunagine õpetaja. Muide, ma olin kooliõpetaja, alustasin siis 12 kilomeetrit oli vahe, teie praegune direktor oli Puka koolis ja mina olin Rõngu koolis. Aga tahtsin teha seda sama käe tõstmist, väga hea, et see ära tehti. Muide, peabki olema keeruline gümnaasiumisse sisse saada. Väga hea, et te tõstsite käed niimoodi ülesse, sest seda võib tõlgendada ka niimoodi, et te panite tähele, et te ikkagi tulite Eesti ühte paremasse kooli ja ega see ei olegi niisama jalutada. Siia tuleb sisse saamisel ennast kokku võtta, pingutada, teil on see õnnestunud, nii et te olete tõepoolest hea valik. Ja teid võib õnnitleda, et te olete Miina Härma gümnaasiumisse sisse saanud. Mis puudutab seda, mida minister ütles, ma jagan seda seisukohta täiesti. Mul on hea meel, et Kristina, sa oled vist isegi oma seisukohta pisut muutnud. Alguses tuli haridusministeeriumis signaal, et peaks kuidagi tegema eelised Tartu linna noortele siin Tartus, et nad sisse mahuksid ja et teisi võetakse ainult teises järjekorras, aga praeguse seisukoht on Eesti haridusfilosoofias ikkagi fundamentaalne, et esiteks Tartu ei ole mitte ainult praegu muutunud väga populaarseks gümnaasiumi kohaks, vaid Tartu on kogu aeg olnud hariduskeskus ja Tartu gümnaasiumid on kogu aeg olnud Eesti tipus. Ja tegelikult peame me olema avatud gümnaasiumisse, võivad inimesed minna, kuhu nad tahavad ja sulgeda siin midagi ei ole muidugi loomulikult vaja. Õige on ka see, et suured aastakäigud lähevad mööda ja tegelikult linnavalitsus saaks just, järgmine kord ma jätan vahele. Saaks paremini valmistuda, mõned klassikomplektid, see ei käi Tartu linnale üle jõu. Aitäh, Tõnis, palun. Ja suur tänu. Praegu on meil selline situatsioon, et meil on Tartu linnas 13 vaba gümnaasiumi kohta 10. klassi soovijatele. Nii et linn on tulnud kiiresti toime uute gümnaasiumi kohtade loomisega, nagu Elo mainis, tõesti 100 kohta kiiresti, tõsi, seal 60 kohaga tuli appi meile Tartu eragümnaasium, uus kool, aga 50 kohta olemasolevates gümnaasiumites ja suur tänu ka Miina Härma gümnaasiumile selle paindlikkuse eest. See ei ole olnud lihtne, aga te olete teinud seda. Ja ka teised gümnaasiumid. Nüüd kõige suurem gümnaasium on meil Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Kivilinna gümnaasiumit meil ei ole. Ja seal on ka väga populaarne kool. Ma olen seda meelt ja kordan üle selle mõtte, mida head kolleegid ütlesid, Tartu peab olema jääma Eesti hariduskeskuseks ja kindlasti me peame koos haridusministeeriumiga ka sellise edasi pingutama, et see harimut toime tulla sellega ja kui jätatavasti tung Tartu koolidesse jätkub, siis ka nende teemadega toime tulema. Ma usun ka, et me tuleme. Aga ma tahaksin seda juttu viia ka kaugemale. Me peame lisaks koolikohtadele seisma väga selgelt ka sellisel seisukohal, et meil oleks koolides jätkuvalt head õpetajad, õpetajate järelkasv oleks olemas. Ja teine asi kindlasti, see on ka selleks eelduseks, et need gümnaasiumid, miks nad on nii head? Tartu gümnaasiumid pakuvad palju valikuvõimalusi. Suured koolid, tublid õpetajad, meil on see võimalus ja me peame seda valikuvõimaluste pakkumist kindlasti edasi arendama, nii et jätkuvalt oleks kvantiteet, eks ole, vastu võtta, aga et kvaliteet kindlasti säiliks. Suur aitäh, haridusteema on kindlasti üks praegu poliitikas väga tähtsaid teemasid, aga nüüd täiesti julmalt ma liigun edasi järgmise teemaplokini, milleks on siis eluasemepoliitika ja elamiskulude kasv. Eesti riigis on Euroopa Liidu kõige suurem noorte töötuse protsent, umbes 25%. Ja küsimus on siis selline, et kuidas saab Tartu linn panustada selle protsendi alandamisesse? Äkki Tiina Eichenbaum võtab sõna? Jaa. Kuidas? Küsimus on siis see, et kuidas saaks noorte töötuse protsendi alandamisesse Tartu linn panustada? Töötuse protsent
mind ja põhimõtteliselt on meil ju siin erinevaid põhjuseid, miks on noori, kes ei tööta. Et need, kes lihtsalt ei leia tööd, pakun, et neid on siiski vähem, sest meil on töökohti, kuhu kandideerida, kuhu minna, sõltub muidugi inimese enda nõudmistest, soovidest, mis tööd ta täpselt siin teha tahab, aga hästi suur probleem on näiteks noorte vaimne tervis, mis ei lase lihtsalt järjest õppimist edasi teha aasta-aastalt, minna järjest edasi. Näiteks peale põhikooli on ta sellises seisus, et ta lihtsalt ei suudagi edasi kuhugi kandideerida. Et sellega peaks väga-väga tegelema, et miks meie noortel on siis vaimse tervise probleeme nii palju, et nad ei suuda ei edasi õppida ega tööle kandideerida. Isiklikult tean, et see on päris suur probleem. Sellega saabki võidelda ainult niimoodi, et tuleb tegeleda selle terviseprobleemidega. Aitäh, Kristina Kallas täpsustab. Ma tahan täpsustada seda lendu läinud statistilist numbrit 25% noorte töötus. Et see ei ole mitte registreeritud töötute arv, inimesed, kes tulevad töötukassasse, ütlevad, et neil ei ole tööd, nad ei õpi, neil ei ole sissetulekut, nad ei leia tööd. 25% on tööturu uuringu küsitlus, kus küsitakse noorte käest, kas te tahaksite töötada ja kas teil täna on töö ja kui noor ütleb, ma tahaksin töötada küll, aga mul täna tööd ei ole, ma olen küll otsinud, aga ühtegi sobivat pole leidnud, siis sealt tuleb see protsent. Nende seas on üliõpilased ja gümnasistid, kes tegelikult käivad koolis ja kes tahaksid töötada, aga ei ole seda sobilikku tööd leidnud, need on õppurid, seal on hästi suur õppurite osakaal selles protsendis, nii et ta päriselt ei ilmesta seda päris tööpuudust, see päris tööpuudus, ehk siis inimene, kellel ei ole ühtegi sissetulekut, teda ei õpi ka, on noorte seas 9% millegagi, mis on ka muidugi kõrgem kui tavaliste inimeste seas, aga Tartu linna roll sellesse on ikkagi uute töökohtade loomine ja majanduse stimuleerimine sellisel moel, et need uued töökohad seal tekiksid. Ja ma toon ühe näite, mis kindlasti stimuleeriks uute töökohtade loomist. Olete kindlasti kuulnud, et meil käib Eestis vaidlus selle suurhalli ehitamise kohta. Spordi- ja kultuurisündmuste suurhall. Tundub, et mis seal ikka ehitad ühe hoone, seal sees käivad üritused, aga selle hoone ehitamisega üksi Tartusse näiteks, kui ta tuleks Tartusse, selle ümber tekib meeletu hulk uusi töökohti, millest väga suur osa on noortele suunatud töökohad, teenindussektor, majutus, toitlustus, heakord, turundus, kõik sotsiaalmeedia turundused on kõik nende ürituste selle suurhalli tegemisega seotud. See on ettevõtlus, mis selle ümber tekib. Nii et mina linnapea kandidaadina seisaksin iga tund ja iga päev selle eest, et see suurhall Tartusse ehitatakse, sellepärast, et selle suurhalli tulekuga kaasneb väga suur hulk muid töökohti, kus eriti noortel on väga suur võimalus oma tööd teha ka kooli kõrvalt, ka gümnaasiumi või ülikooli kõrvalt. Kõigepealt Vahur ja siis Anneli. Aitäh! Ma siin selles mõttes ei oleks Kristina Kallasega nõus, et küsitlus või registreeritud töötused trend või tendents on igal juhul, et mul on siin täiesti käepärastele numbrid, et näiteks sama noorte töötuse osatähtsus 2018. aastal 13% ja praegu, nagu juba räägitud, 25%. Ehk tegelikult trend on igal juhul hoiatav ja halb. Mida saaks teha? Tegelikult ma arvan, et siin on mitu asja. Üks on see, et ilmsesti tuleb üle ja ümber vaadata teatavaid õppeprogramme, ehk tegelikult siis õppeprogrammid oleksid paremas kooskõlas tööjõudu nõudlustega. Teine ilmsesti vajadus on see, et vaadata üle ka tõepoolest, nagu ma ütlesin, tööjõuturu nõudlused ehk struktuur, siis töökohtade struktuur, on ta siis rohkem teenuste poole kaldu, samuti suuremat digioskuste võimekust. Ja soovitused siin võikski olla 3 osas, ehk tegelikult toalõpe ja praktikad koos tööandjatega, ehk tegelikult tööandjad annavad siin ka turule paremat sisendit ja õppeprogrammidele paremat sisendit, mida teha, siis loomulikult ka noorte nõndanimetatud esimese tööaasta või töökoha programm, samuti jälle Tartu ettevõtetega on need siis 3 või 6 kuused praktikad, mentorlus ning
oluline on siin ka, et see oleks ka tööandjatele sobilik, ehk siis boonused ka tööandjatele ja loomulikult ka mikrokraadid ja mikrosertifikaadid ja tegelikult neid samme, mida teha, on mitmeid, aga see on probleem ja öelda, et see tegelikult ei ole päris anname sõna Anneli Õtile, palun. Aitäh! No, ma arvan, et tegelikult Tartul on potentsiaal tohutu. Just sellepärast, et meil on siin kõige ambitsioonikamad noored, millest me just rääkisime eelmises plokis. Meil on ülikoolid ja meil on elukeskkond. Ja siin mina olen haridusministriga nõus, et Tartu vajab ühte sellist suurt halli, kus teha üritusi, mis tegelikult, ma toon teile lihtsalt ühe näite, et WRC ralli üks etapp, et siis sellel hetkel, kui näiteks mina kultuuriminister olid väga keerulised ajad, koroona ja piirangud, me pidime päris palju pingutama selle nimel, et siis koos korraldajatega tegime kõik selleks, et see etapp siia Tartusse tuleks. Ja see üks etapp korraldajate sõnul tõi linnale sisse sellel ajal, kui oli väga kriitiline, inimesed ei saanud koguneda ja nii edasi, 10 miljonit, eks ju. Aga täna ta toob 30 miljonit. Ja see ei ole nüüd otseselt Tartu linn, aga see on, ütleme siis, ka kaasnevad ümberkaudsed teenuste pakkujad. Ja see sama hall, et toob näiteks, ütleme, kui siin on kas korvpalli või võrkpall, pallimängude MM-etapp, Euroopa meistrivõistluste etapp, me räägime ka 10 miljonist. Nii et sellised võimalused, lisaks loomulikult lennuliikluse arendus, need on need võimalused, mis tegelikult loovad seda potentsiaali väga palju juurde, tohutult palju juurde. Ühe repliigi ütlen veel, et see töötuse teema tegelikult täna ei ole meil tasakaalus see, et sa ei suuda rentida või osta endale kodu oma palga eest. Ja noor ju saab sellest aru. Ja siin ongi see, et hakatakse mõtlema, kuhu ma lähen ja mida ma teen. Ma ei tee igat asja, sest kui ma saan alla 1000 euro kätte ja pean maksma 600 eurot korteri rendiks, no siis see lihtsalt ei tööta. Seal on probleem. Nüüd Urmas Klaas ja siis Elokiil. Aitäh. Tartu kindlasti peab olema jätkuvalt noortele võimaluste linn, et lisaks heale haridusele oleks võimalik saada ka hariduse raames oskused, kuidas neid teadmisi rakendada. Ja mul oli päris kurb lugu sellel suvel kuulata ühe inimese käest, kes oma onupoja eest seisis ja ütles niiviisi, et minu laps sinna Vokosse vorstikooli läks, küll ei lähe õppima. Aga Tartu rakenduslik kolledž Voko konkurss muide on suurem kui gümnaasiumitesse. Et üle 2 inimese konkureerib Vokosse ja gümnaasiumitesse on see konkurss alla 2 õpilase. Nii et, ja miks ma seda räägin sellepärast ka, et seesama statistika näitab meile, et kutsehariduse omandanud inimene on tihtipeale paremini tööhõives pärast kooli lõpetamist, sest tal on konkreetne eriala, millega on omandanud. Punkt 1 ja punkt 2 vaadatakse ka alustavaid ettevõtjaid, kes alustab oma ettevõtte rajamisega, siis seal on ka kutsehariduse kooli lõpetanud headel positsioonidel. Nii et ma usun, et rääkides noorte tööhõivest tuleb endale teadvustada kutsehariduse tähtsust ja ma arvan, et reformid on õiges suunas, mida ministeerium planeerib. Teiseks kindlasti noortes ettevõtliku vaimu toetamist ja ma tean, teie koolis on väga tublid ja on ka mujal pool õpilasfirmad, et see on kindlasti väga oluline ja nii ka kutsehariduse puhul on väga tähtis see seos, mis ka kõlas praktikaga, nii et Tartu linn saab teha näiteks. Tartu linn on kaasfinantseerinud praktika juhendamist, et kui kutsehariduse õppurid lähevad näiteks Vetekisse praktikale, siis linn aitab praktika juhendada töötasu tasustada, et nad oleks motiveeritud juhendama praktikaid. Et linnal on võimalus küll. Ma ühe repliigi ütleksin selle halli kohta, et hall on väga tore, aga nagu te teate, Ujula tänavas on suurepärane Tartu Ülikooli spordihall, suurepärased korvpalli
ja muud väljakud ja halli Tartusse võib teha, aga küsimus kelle raha eest, kui erasektor maksab selle kinni, absoluutselt nõus. Annan veel. Aitäh. See teema on põnev ja mitmekihiline ja mul on siin üks paberkett, mis on välja prinditud sotsiaaldemokraatide programmist. Me oleme teinud programmile lisa, kuhu on koondatud kõik need punktid, mis puudutavad noori. Ehk siis, et meie jaoks noored on võtmekoht selleks, et Tartu oleks jätkuvalt parim linn Eestis ja muutuks veel paremaks, kui ta täna on. Ja seetõttu saate sealt vaadata kõiki neid punkte ükshaaval ka. Aga kui tulla nüüd selle sama küsimuse juurde, siis see tööhõive tõesti, millega ma saan nõustuda eelkõnelejatega, on see, et oluline on elukeskkond, et selleks, et siia tuleksid inimesed, siia jääksid inimesed. Ja miks see on oluline, sest kui siin on inimesed, siis on siin ka ettevõtjatel töötajaid. Ja ehk siis, et linn saab teha omalt poolt seda, et ettevõtlus siin soodustada, julgustada, meelitada, hoida ja need on siis need, kes siis saavad noortele tööd anda. Aga lisaks ma toon välja veel, et on tõesti need teemad, et kuidas me saame aidata leida õige tee üldsegi oma karjäärivalikus. Need on need küsimused, kus me saame aidata. Huviharidus, noorsootöö, kõik need, mis aitavad seda ettevalmistust paremini saada, ettevõtlusõppe, täpselt kõik need asjad, mis peaksid julgustama noori ka ise algatama uusi tegevusi. Mainitud haridus, erinevad teekonnad, mis meil siin on ja ka selles mõttes me tahaksime teha rohkem koostööd kõrgkoolidega, et see praktikavõimalus tõesti on see, mida me saame parandada ja minule tundub, et noored vajaksid ka rohkem toetust selles, et siin oma elu alustada ükskõik kas siis õppimise, kodu loomise või siis töökoha leidmisega, et neid toetuskohti leiab küll. Ja ma tahtsin lihtsalt ütelda siia juurde, et loomulikult selliseid suurhalle ei ehita linn üksinda, ei ehita ka Sükut ju linn üksinda, eks ju, või ei pea seda plaani, vaid see on ikka riigiga koos. Aga riik ei hakka ühtegi omavalitsusse midagi ehitama, kui selle omavalitsuse juhid ei seisa selle eest poliitiliselt ja juhi riigi tähelepanu. See on loomulikult riigi eelarvega kooskõlas tehtud eelkõige regionaalpoliitiline otsus, et kuhu riik investeerib selleks, et tasakaalustada töökohtade tekkimist, inimeste liikumist, majandust ja nii edasi. Nii et loomulikult me räägisin Tartu linna eelarvest ehitatavast suurest hallist ja üks replik veel, selleks, et ikka suurvõistlusi tuua, peab olema istekohti ja neid peab olema 10 000. Aitäh! Ja siit on vist päris edasi liikuda koduteemale. Kodu leidmine on paljude noorte jaoks põhiline prioriteet. Tsiteerides 24. aasta Postimehe uuringut, on see nende jaoks lausa suur unistus, kuid kahjuks jääb see neile kättesaamatuks. Lugupeetud Urmas Klaas, alates eelmistest kohalike omavalitsuste valimisest on Tartu keskmine kinnisvara ruutmeetri hind tõusnud 45% ulatuses. Kuidas te kommenteerite? Ma kommenteerin selliselt, et hinnatõusud on olnud kõigis valdkondades väga suured ja me näeme, kuidas on meid mõjutanud kriisid ja tõepoolest see inflatsioon, hindade tõus on olnud ikkagi väga märkimisväärne, vaieldamatult nii ka seda valdkonda. Mis nüüd linn kindlasti peab tegema, mida ta on teinud ja peab jätkama kindlasti väga tõsiselt tegema, on see, et meie planeerimine, meie elamumaade, aga ka tööstusmaade planeerimine peab olema kiire, et tuua käibesse uut elamupiirkondasid, nii kortermajad kui ka individuaalmajad ja see on see, mida linn kindlasti peab tegema. Kiire, efektiivne planeerimine, see võib-olla kõlab eluvõõralt teie jaoks või kantseliitlikult, mida tähendab planeerimine. Tähendab seda, et kõik käiks hästi kiiresti, seaduste järgi loomulikult selleks, et elamute arendajad saaksid neid arendada ja tuua käibesse. Elo Kiivet ei saa neile. Kodupoliitika,
selline märksõna on meie programmis sellel aastal kohalikul tasemel ja oli ka eelmises korras, kui me olime valitsuses seal koalitsioonileppes sees. Kodupoliitika tähendab seda, et järjest rohkem me näeme, kuidas kodu leidmine, kodu hoidmine on probleem. Ja probleemil on väga lihtne statistiline taust ka olemas, et Eestis viimase 15 aastaga on üürihinnad tõusnud peaaegu 200%. See tähendab seda, et seda hinnatõusu veavad eelkõige loomulikult suured linnad, Tallinn, Tartu, Pärnu, aga see hajub üle Eesti, mis tähendab seda, et see Tartus on tõesti meeletult kiire. Kodupoliitika minu jaoks arhitektina on eriti oluline seetõttu, et me selle kaudu, ruumi kaudu me saame mõjutada väga palju otsuseid, mida inimesed teevad, alates nende tervisest, heaolust, kuni selleni, kus nad loovad oma kodu, millise kooli nad valivad või kuhu tulevad töökohad. Kodupoliitika juures on oluline see, et linn, riik peab võtma natukene rohkem vastutust. Me oleme täna seda vaadanud kõrvalt ja lootnud, et vaba turg seda kõike lahendab, aga me oleme näinud, et ei lahenda, sellepärast me täna oleme sellises kohas, nagu me oleme. Ehk siis, et asjad, mida teha, neil on pikemaid ja lühemaid ja on keerulisemaid ja raskemaid. Ja üks asi, mida linn saab teha, ongi see, et selle kodupoliitika pildi ettesaamise järel saame me vaadata, kuidas me saame toetada noori, kuidas me saame toetada noori peresid, kuidas me saame toetada kodude renoveerimist, sest see on üks osa kodukuludest. Ja tegelikult me võiksime seda laiendada ka selleni, et meil on olemas Tartus eluasemefond, mis tegeleb raskustes inimeste aitamisega, kes oma kodu tahavad soetada. Ehk siis minu sõnum kokkuvõtlikult on see, et linnal on tegelikult neid hoobasid olemas küll, mille kaudu seda turgu mitmekesistada. Osa asju me saame teha üksi ja osa koos eraettevõtetega. Ja, Keskerakonnal on väga konkreetne plaan siin ja meie toetame seda, et tegelikult peab ehitama munitsipaalkortereid. Eestis on see praktika selline, et see munitsipaalkorter, ma ei tea, on kuidagi saanud sellise maine, et minu kõrvad tõusevad püsti, et sinna mina küll ei lähe. Tegelikult see ei pea üldse niimoodi olema. Teie, kui teie lõpetate gümnaasiumi, siis ma tean, et teil kõigil peas on juba mõte, et tahaks välja kolida, tahaks omaette elada, aga kui me võtame tänava küsitlused, mida siis noored ütlevad. Ja ma saan hakkama, sest ma elan vanemate juures. Ja ma saan hakkama, sest vanemad toetavad mind. Aga reaalselt see, et peale gümnaasiumi oleks võimalik noorel inimesel oma elu niimoodi alustada, et ta ei pea muretsema selle pärast, kas ta üldse on riigil täna mingit süsteemi, et noorel oleks võimalik endale kodu soetada, siis riigi poliitika on selles osas, see on väga-väga halvasti läbi mõeldud, see on täiesti mõtlematu. Ja seda võimalust tegelikult noortel täna ei ole, räägitakse mingitest krediitidest, laenudest, igasuguseid X asju mõeldakse välja. Reaalsus on see, et finantsiliselt ei ole võimalik täna noorel inimesel oma elu niimoodi alustada, et tal oleks võimalik endale kodu soetada. Ja see on üks võimalus. Munitsipaalkorter annab võimaluse noorele saada jalad alla ja siis saame rentida vabaturu kortereid. Aitäh! Aitäh! Siin on probleemil 2 tahku. Üks on nõndanimetatud ühikakohad. Teie, kui lõpetate gümnaasiumi, loodetavasti kõik tahate ju minna ülikooli, et siin on tarvis lahendada ühika või ühiselamu kohtade vähesus. Ja seda saab teha tegelikult jälle koos Tartu Ülikooliga, mida mina olen kogu aeg rääkinud, olles olnud ka pikalt Tartu Ülikooli nõukogu liige. Tartu linn ja Tartu Ülikool peavad tunduvalt tihedamat koostööd tegema kui siiani. Ja seda ühikakohtade vähesus saabki tegelikult lahendada koos ülikooliga, koos erasektoriga. Ja teie kui noored, loodetavasti asjalikud inimesed, pakun välja ühe äriidee. Tehke nõndanimetatud marketplace, kus on tegelikult kõik Tartu linna üürihinnad, ühikakohad ja seda saab hakata siis välja pakkuma nendele huvilistele, nii et mõelge business idee, marketplace for ühikakohtadele ja korterite. Aitäh, ma Kristina Kallas ja siis Urmas Klaas ütleb 12 lauset, nii et eesti keele õpetajad jälgib.
Aur ülikooli enda omandis olevaid üürikohti loodetavasti noored ikkagi treigida ei saa, et ärge seda küll tehke, et need on Tartu Ülikooli omad. Aga kui mina teie vanune olin ja ülikooli, pärast gümnaasiumi läksin ülikooli ära lõpetasin, siis minu põlvkond oma esimesel töökohal töötades teenis piisavalt palju selleks, et endale osta esimene kodu. Et meie põlvkond sai oma esimese kodu osta sisuliselt oma esimesel või teisel töökohal. Sellepärast, et palkade ja kinnisvara hindade suhe oli selline, et me saime endale oma palgaga lubada sissemakset ja seda kinnisvara laenumakset, mis pangas oli. Täna me oleme jõudnud sellesse probleemi, kus kinnisvara hinnad on kasvanud meeletu kiirusega, palgad sama kiiresti ei ole kasvanud ja teie põlvkond on siis see põlvkond, kes peab 10 aastaid enne töötama, kui ta oma palga eest tegelikult saab laenu võtta ja seda korterit osta. Ja minu jaoks ei ole mure see, et hakkame teile pakkuma odavaid munitsipaalkortereid, vaid pigem see, et me peame muretsema sellest, et teie palgad kasvaksid sama kiiresti, kui kasvavad kinnisvara hinnad. Et te saaksite oma palga eest päriselt endale oma kodu osta. Ja selleks on vaja ikkagi seda ettevõtluse toetamist, seda, et ka linn soosib tööstusparkide loomist siia ettevõtete tulemist, selleks, et Tartu elanike palk tõuseks niimoodi, et nad suudaks endale kinnisvara soetada. Ma kindlasti ei toeta seda, et me hakkame munitsipaalkorterid ehitama. Tartus on ju erinevad palgad, kui siit edasi minna. Me räägime näiteks, et Eestis on 9 ükssarvikut, siis 3 neist paikneb Tartus, kus on väga head palgad. Tartus on palju ettevõtteid, kus on 2-3 Eesti keskmist palka, selle ettevõtte keskmine palk. Ja võt nimelt see moment ongi selles, et linn koos ülikooliga, Eesti kõrgkoolidega peab aitama oma headel, väga hea hariduse saanud noortel just nimelt teha samm selle reaalse töökoha suunas, et neid töökohti oleks ja neid töökohti juurde luuaks. Selles on lugu, et jah, kindlasti on tarvis sotsiaalseid abisid, garantiisid, ka neid inimesi on, kes vajavad, aga mina muretseksin ka selle pärast, et kuidas sissetulekud ja palgad jõuaksid järgi ja et see stardipositsioon paraneks. Mina arvan, et see aitaks elu väga kõvasti ja palju paremini edasi. Kui raha küll, mitte raha jagamine, vaid see, et sulle antakse võimalus teenida. Viimased umbes 10 minutit on jäänud ja 2 teemat kahjuks ei jõua, nii et ma küsin publikust. Tõstke käed need, kes sooviksid, et me edasi arutame ülikooli ja teadusteemat. Ja teine alternatiiv on siis linnaruum. Teeme uuesti, kes toetab ülikooli teemat. Tundub, et me räägime ülikooli teemast. Ehk siis liikudes edasi ülikoolile ja teadusele. Eesti teadlased on õpetajate puudusest tingituna sunnitud tihtipeale ka õpetama, mistõttu on nende koormus väga suur ning neile ei jää aega tegeleda Eesti riigile vajaliku teadustööga. Veel enam tihtipeale teadlased just tahavadki õpetada, sest õpetades on neile tagatud kindel sissetulek võrreldes teadustööga, mille rahastamine on keeruline. Küsimus on siis selline, et kuidas Tartu teadlasi julgustada tegelema just teadustööga või kuidas vähendada nende õpetamiskoormust ja ma just tahtsingi anda sõna Tõnis Lukasele. Jumal ome! Ma sain nii pika disklahvi, 2 teemat, väga olulised, ma oleks päris mitu mõtet öelnud teile, aga kahjuks ma ei saa oma programmi tutvustada. Aga nüüd, sellel teemal loomulikult, vaadake, kui te siin, palju meil õppejõude siin on, kes on õppejõud olnud? No nii, on olnud, jah. Et tegelikult nii teie õnn kui nende teadlaste õnn on see, et saab noori õpetada. Sest ülikool ongi tegelikult teadmiste edasikanne ja uute teadmiste loomine ja teaduse tegemine, puhas teaduse tegemine, no on ka muidugi võimalik, selliseid teadusinstituute on, aga ülikooli mõte ongi see, et teadlane õpetab ja teeb teadust samaaegselt, sest siis saab ta noortele anda edasi just nimelt seda nii-öelda oma teadustegevuse või oma uute leiutiste, uute mõtete, seda värsket impulssi kogu aeg. Ja see on see, miks te üldse ülikooli lähete või ükskõik millisesse ka rakenduskõrgkooli põhimõtteliselt. Nii et see ei ole probleem, vaid see on võimalus.
õpetada ja teadust teha üheaegselt. Loomulikult on mõlemi rahastamises omad probleemid, siin mitu inimest, kindlasti teadusminister saaks sellest väga pikalt rääkida, aga üks, mis on oluline teadlaste, kui teid huvitab nüüd teaduse küsimus eriti, siis teadlaste sissetulekutes need moodustuvad riigi rahastusest, hea küll, ka rahvusvahelised fondid, aga ka ettevõtlusega koostööst. Ja siin on need samad momendid, mis mul jäid enne meil ennist rääkimata, aga mida siin juba puudutati. See tähendab koostöö, väiksed firmad, start-upid, mille poolest Tartu on väga kuulus ja kus võetakse just nimelt noori inimesi tööle. Muide, päikeseauto, mis sai hiljuti rahvusvaheliselt väga nomineeritud, on suurelt osalt just tartlaste tehtud, Tartu noorte üliõpilaste tehtud. Nii et teadlased on siin juhendajad, õppejõud on siin juhendajad ja saab teaduses saab ka kaasates eraraha, kaasates erinevaid fonde tuua teadlastena raha juurde, aga muidugi ka riigi rahastus peab teadlastele kogu aeg kasvama. Aga nutta küll ei ole mõtet, et õppejõud armastavad teadust ja teadlased armastavad õpetamist, sellepärast et muidu suureks nende teadus kuhugi sahtlisse. Aitäh, äkki Tiina Eichenbaum jagab kahe mõtte, siis Urmas Klaas ja siis Vahur Kraft. Jaa, ülikoolist ma tahaksin väga-väga öelda seda, et tehke mis tahate, millist teadust ja ülikool peaks arenema vajaduspõhiselt ja poliitikaid peaks seda suunama, ainult ärge tehke seda tasuliseks. Täna käis juba osakilt uudis läbi ajakirjandusest, et mingi programm on nüüd siis raha eest, sest et õppejõud peavad hilja töötama ja nad ei taha seda tasuta teha või väikse rahast. Aga see tüürib kõik sinna poole, et varsti on meil tasuline kõrgharidus ja siis saavad ainult jõukamad endale seda lubada. Ja sinna me ei tahaks jõuda. Urmas, palun. Jaa. Tartu Ülikooli ja Tartu teiste kõrgkoolide õppejõuteadused on väga edukad. Järjest loeme uudiseid, kuidas Tartu Ülikooli õppejõuteadused toovad rahvusvahelisi grante Tartusse ja see annab tööd ja leiba väga paljudele ja kõik on ka maksuraha Tartu linna kassasse. Nii et see kindlasti on oluline ja see kindlasti ka niiviisi jätkub, selles ei ole kahtlustki. See on üks suur dilemma, mida ütles ülikooli avaaktusel rektor Toomas Asser üliõpilastele, alustavatele üliõpilastele, palun, ärge minge kohe tööle. Et loomulikult tööjõuvajadus ja kõik need edukad ettevõtted, kellest ka Tõnis rääkis, et tahavad neid üliõpilasi, janunevad nende järgi, aga ikkagi oluline on see, et see pooleli jääks, et te lõpetaksite ikkagi ilusti oma õpingut ja ei muutuks eluaegseteks akadeemikuteks, selles mõttes, et kes on akadeemilised puhkusel. Aga Tartu linnas ja Tartu Ülikoolil on väga hea koostöövorm Tartu teaduspargi näol, näiteks kus on palju kiirendeid ja inkubaatoreid, mis on üheskoos loodud selleks, et just nimelt noored teadlased saaksid oma teadmiste pealt ehitada ettevõtlust. Ja kindlasti see töö jätkub nagu ülikooli algatused From Science to Business ja nii edasi. Vahur Kraft, palun. Ja, selles mõttes on oluline, et ülikoolis tegelikult ka teadus tehakse. Olen olnud ka 5 aastat Tartu Ülikooli poolt asutatud Unitartu Venturesi nõukogus, mille eesmärk oli siis Tartu Ülikooli teadlaste intellektuaalomandi kommertsialiseerimine ja uskuge mind, kui palju head teadust Tartu Ülikoolis tehakse. Aga praegu, mitte et võtta siin moderaatori rolli üle, küsin saalist seoses teadusega. Kas te teate, kuna ja kes sai Tartu Ülikoolist viimati Nobeli preemia? Oli lahkunud, aga igal juhul 1909 Otsvald ja keemias ja siin mina olen ka öelnud härra rektorile, et tegelikult ülikool läbi oma teadlaste võiks võtta ka eesmärgiks lähemal ajal järgmine Nobeli preemia saada. Aga teie, kes te olete siin tublid siis õppurid, et igal juhul on oluline see, et
valiksite oma tee, on ta siis teadustegevus, on ta siis äritegevus, aga üks väike nõndanimetatud tõrvatilk meie pointis on küll see, et viimaste küsitluste järgi õpilasfirmade siis tegemise või registreerimise osatähtsus on oluliselt vähenenud. Ehk tegelikult mina kui ikkagi ka erasektoris pikalt töötanud kutsun üles, et ärge erasektorit unustage. Aitäh. Ja nüüd haridus- ja teadusminister võtab selle teema lõpuks kokku. Mina arvan, et see teaduse jutt paneb selle auditooriumi natuke magama, sest see on nii kauge tulevik, et sinnani on väga pikk maa teil minna. Ma arvan, et see, mis seda auditooriumit siin huvitab, on kõrghariduse kättesaadavus ja see hirmutamine tasulise kõrgharidusega teeb nagu karuteene, et meil ei ole Eestis tasuline kõrgharidus, see jääb tasuta kõigile teile, kes te siin gümnaasiumi lõpetate ja lähete tahate ülikooli õppima minna, siis see eesti keeles õppimine siin Eestis, Tartus, Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Viljandis on tasuta ja see jääb tasuta. Ja minu soovitus on kindlasti välja minna kuni magistrikraadini, et bakalaureus on kohustuslik, magister on kohustuslik ja see doktorantuur, mis on juba teaduse esimene samm, see on juba see, et soovituslik, rangelt soovituslik, aga mitte kohustuslik. Eesti haridus, kõrgharidus on maailma tipptasemel. Et isiklik soovitus ka isiklikust kogemusest, et bakalaureuse kraad omandage kindlasti Eestis. Magistriks otsige võimalust juba välismaal, aga see esimene aste kõrghariduses teha Eestis, siis see on see koht, kus teil kujunevad välja tugevad eluks ajaks, jäävad sõprussidemed ja kontaktid Eestiga. On bakalaureusõppes ülikoolis, nii et soovitan väga minna Tartu Ülikooli õppima, maailma tippülikool, 2% tippülikoolide seas. Aitäh. Kahjuks ma siia rohkem sõna ei anna, aga ma arvan, et me jõuame saalist võtta ühe küsimuse, et kas kellelgi on mingi väga-väga hea küsimus tekkinud selle debati ajal. Tundub, et kõik on hästi selge, kõik juba teavad, kelle nad valivad ja keda nad linnapeaks tahavad. Et siis... palun, jah. Mind ikka tegelikult selle kooli õpetajana väga huvitav, et missugusel seisukohal teie erakonnad on selle maja juurdeehituse koha pealt, sest meil on tohutu ruumipuudus. 40 õpilast klassis on tore küll, kui linna poolt vaadata, aga katsuge neid õpetada, kui õhku ei ole. Me saame siia küll kõik selle remonditud ventilatsiooni, aga kuidas on selle uue majaga? Oleme kiiret. Uue maja detailplaneeringuga tegeleb ruumilooma osakond minu alluvuses, nii et ettevalmistused käivad. Et minu ja parempoolsete seisukoht on see, et tegelikult Tartus peaks kiiremas korras korda tegema kõik koolid. Teie kool, aga kõik muud koolid. Ja väga kahetsusväärne on see, et praegu on küll istuva linnavalitsuse ja seisukoht see, et ainult korda saab teha ühe kooli aastas. Ma arvan, et see ei ole aksepteeritav. Et tegelikult tuleks seada selgelt prioriteet, et me teeme Tartus kooli korda ja paneme kogu eelarve prioriteedi sinna, et koolid ja ka lasteasutused korda teha. Aitäh. Tõnis Lukasel on nägu väga naeru, et tema kindlasti tahab kommenteerida. Jaa, aitäh. Väga hea, et sealt kaugelt mind siit viimases pingis ka näete. Et jah, see algklasside maja tuleb, loomulikult. Praegu teda küll seal tabelis praegu esimeste hulgas ei ole, aga meil on üks niisugune kool, millel on oma roll Tartu linnas, mis on algusest peale ja küll osa õpilasi vahetub gümnaasiumi astmes, aga niisugune kool, kus saab käia 1.–12. klassini. Miks ta nii jäi, sellel olid omad põhjused, ma arvan, see on õige. Ja see on nii hinnatud kool, et siia soovitakse tulla juba algkooli ossa. Te ei peaks olema siis kogu aeg debatt, et kas katsed ja miks jäävad kõik välja ja nii edasi.
et see tuleb tegelikult tuua hoopis lahendus siia kohta, et teha see maja, et siia kooli mahuks rohkem õpilasi. Nii, Anneli nüüd soovis väga vastata. Ja, et minu sõnum on see, et Tartus on tegelikult aastaid tagasi kokku lepitud selline renoveerimiskava, millest kahjuks ei ole suudetud väga täpselt kinni pidada ja see tekitab ka koolipersonalist, koolijuhtidest segadust, sellepärast, et üks on kokku lepitud kava, teine on reaalsus, et juhtub ikka niimoodi, et keegi on tähtsam ja kuskilt tuleb selline kriisiolukord vahele ja kohe kukub katus sisse ja see oli nüüd näitlik. Ja tuleb sellest kokkulepitud kavast kinni pidada, et Keskerakond on seda meelt, et selleks, et koolid ja ka lasteaiad siin väga oluline saaksid enda tegevust planeerida pikemas perspektiivis, siis poliitikute roll on ikkagi kokkulepetes kinni pidada ja anda inimestele väga konkreetne sõnum, et mis ajal midagi tehakse ja ennekõike tegelikult mina soovitan teil ka, et tulge poliitikasse ka, et ärge ainult teadusesse minge selles mõttes, et väga palju on ära teha, väga palju ja see sama elu korraldamine linnas, see ei ole üldse nii keeruline, see on väga lihtne, et võib-olla see debatt tekitab olukorra väga keeruline, aga ma soovitan küll, et saavad need koolid korda lihtsalt rahulikult kokkuleppes kinni pidada. Anname mikrofoni edasi. Mingi ärevus tekkis, ma ise ei saa aru, mis see ärevus tekkis. Ja ma tahtsin lisada, et muidugi peaks kavast kõigepealt kinni pidama ja siis võib-olla ka tempotki tõsta ja kõik need koolid korda teha ja lisaks ootab Ihaste linnaosa väga oma lasteaeda ja kooli, seal on 3000 enamgi inimest, lisaks Veibriküla Luunjas seal väga pool, et ühte kooli on juurde kohe ruttu vaja. Nii, Urmas Klaas nüüd ütleb viimased sõnad. Suur tänu. Siin mõned head inimesed laval maarivad teile ette ebareaalset pilti. See, et aasta ja kool on ebareaalne. Sellepärast, et meil on lasteaiad, meil on koolid, meil on sillad, meil on tänavad, meil on linn, kus paljud objektid vajavad investeeringuid. Protsess, aga selge on see, et siht on väga selge. Koolid ja lasteaiad on linna jaoks kõige olulisemad, nii nagu ka Mina Härma gümnaasiumi juurdeehitis kindlasti, juurdeehitis uus hoone. Kristina Kallas ütleb nüüd tõesti viimased sõnad. Vastan küsimusele, õpetaja küsis, ma vastan küsimusele, jah, juurdeehitis on absoluutselt oluline sellele koolile ja kõik koolikohad, mis ma ütlesin, et 300 koolikohta, mis Tartus juurde vaja ei ole, ainult järgmise 5 aastas on püsiv koolikohtade vajadus, mis Tartus on, ja kindlasti tuleb Mina Härma näitada juurdeehitis. Aga suur aitäh, Romet, kas sa nüüd lõpetad ilusasti debatti? Kahjuks on meie debati aeg otsakorral, aga ma ütlen ära, et väga huvitav debatt oli minu arvates, väga tore oli kuulda kõigile. Või vaid saaks tund aega öelda, kahjuks. Kutsuge meid uuesti. Vaatame seda. Aga aitäh kõigile tulemast ja edu kõigile valimistele ka siis.